Tere tulemust kuulama saadet Digiturunduse praktikum. Saates anname praktilisi näpunäiteid, mida ettevõtete turundamisel rakendada selleks, et tulemusi saavutada. Vaatame vahendeid, mida oma turunduses kasutada ja uurime trende turunduse tehnoloogilisest tulevikust. Täna räägime Reigo Kimmeliga videoturunduse EE-st, sellest, kuidas teha häid videosid, milliseid tööriistu kasutada, kuidas neid levitada. Tere, Reigo! Tervist! Mina olen saatejuht Priit Kallas Dreamgrowst. No nii, hakkame pihta siis sellega, et mis sa üldiselt teed iga päev või niimoodi? No, ma olen saanud viimased kuud siin 40-aastane, pool oma elust olen siis seotud peamiselt kahe suurema valdkonnaga, üheks on siis internet ja video, teine on siis sport ja sündmuste või ürituste korraldamine, vahelduva eduga siis kord rohkem üks teema tähtsam, kord teine, et umbes 20 aastat tagasi tegin oma esimese veebilehe 2008 seal, kui väga paljud Eesti internetiturundajad said inspiratsiooni Peep Laja koolitustest, siis ka mina olin üks nendest, aga samal ajal ma töötasin siis toona ausalt öeldes ürituste korraldajana, peaprodutsendina siin Eesti, Läti, Leedu oli minu siis see maa, kus ma töötasin ja mitmed sündmused, mis ma tegin, olid otseselt või siis kaudselt seotud erinevate videolahendustega. Näiteks üks küllaltki suur sündmus, ühe autoettevõtte promotsioon toimus sedasi, et me tõime ühe merekonteineri Eestisse, viisime selle Läti ja Leetu, merekonteiner oli läbipaistev, aga helikindel, panime sellele katusele autod ja ümberringi autod ja selleks, et nendesse autodesse inimesed istuksid, oli vaja meil sinna konteinerisse panna garaažibändid esinema. Ja selleks, et saada garaažibände, pakkusime, et me teeme igast garaažibändist muusikavideo, paneme need hääletusele ja parim bänd saab plaadilepingu. Ja sellised sündmused, mille raames oli hästi palju muid tegemisi, sealhulgas ka luua raadiojaam, mis Lätis ja Leedus oli paras väljakutse, et seda raadiot kuulata. Sellest üks osa oli siis video ja see andis mulle päris palju inspiratsiooni, eelkõige seetõttu, mis ma nägin, et asjad olid tehtud nagu valesti, et mina sain kätte manuaali, kus mul oli täpselt öeldud, et tee video, lae üles MySpace'i ja ma olin juba aru saanud, et see ei ole päris nagu kõige parem mõte, aga peaprodutsendina ma ei saanud seal ise kaasa rääkida, kus mida teha, aga ma nägin, et see valdkond on võib-olla sellise interneti turunduse juures küllaltki oluline ja hakkasin seda ise siis omal käel õppima ja hiljem läksin Balti Filmi- ja Meediakooli ristmeedia magistratuuri, täiendasin seal ennast päris mitu head aastat, sain teada, kuidas lugude jutustamine erinevatel platvormidel toimub, lõin ühe startupi, mis oli otseselt videotega seotud Finisher TV, mis siis teeb spordivõistlustel igast võistlejast video, täna neid spordivõistlusi väga palju ei ole ja seetõttu ka sellel startupil väga palju tegevust ei ole. Olen siis koolitanud erinevaid ettevõtteid ja organisatsioone väiksematest kuni päris suurteni välja, et kuidas kasutada YouTube'i ja ka täna ma olen tagasi rohkem siis jällegi selliste sündmuste korraldamise ja spordi juures, ehk siis minu põhitöökoht on tegelikult Eesti Korvpalliliidus, ma tegelen kunagise hobiga ja mis on tänaseks siis saanud mu tööks, ehk siis Eesti 3-3 korvpalliga, mis on olümpiala ja kus ma loodan, et me saame ka olümpiale. Aga õnneks on selles ka omad videotegemised sees, nii et ma hoian ikkagi silma peal, et millest selles valdkonnas aeg-ajalt midagi uut tuleb. No nii, aga nüüd kui minna süviti nagu videoturunduse poole peale, et siis alustame kohe sellest, et mul tahaks homme video teha, kuidas head videot tehakse, mis see on ja kuidas see töötab? Jah, et mul on väga palju sellist connectionit näha siin veebiturundusega, et kui me võtame veebiturunduse siis väga lihtsas versioonis, väga lihtsas kontekstis, et meil on vaja teha veebileht ja siis seda turundada, siis see projekt on tavaliselt üks, et me teeme veebilehte selle teadmisega, et me juba teame, kuidas me seda levitame, mis on seal need tekstid, milline on see kujundus, milline on see plaan, siis videoturunduses on need siiamaani ma näen, et on väga palju on see sein vahel, et on video, ehk siis videote planeerimine, produktsioon, montaaž ja siis tuleb väike siuke sein ja siis hakkame alles mõtlema, et kus me siis seda levitame, ehk siis on platvormid, on need optimeerimised ja muud asjad, et minu üks mõte, suurimaid mõtted ongi see, et tegelikult sa peaksid neid kahte asja tegema siis nagu koos,
siin on ka teatud mõttes mingisuguseid erandeid, näiteks kui meil täna see podcast oleks ka siin videovormis, et siis otseülekannete puhul see muidugi ei loe, et siis tegelikult sa ei tee seda faili enne valmis ja siis ei hakka mõtlema, aga selliste videote puhul, mis tehakse valmis, laetakse ülesse, siis selliste puhul kindlasti tasub juba enne mõelda, ehk siis kuhu sa selle video laed ja mida sa selle videoga teed, millised on need eesmärgid ja muud jutud selle kõrval. No ega ilmselt, kui see ei levi, siis pole mõtet seda ju ka väga teha, eks ole. Samas on erinevaid näiteid, näiteks mu projekt oli selline, kus 10 inimest töötas ja see tegime päris mitu päeva ühte videot ja see video oli mõeldud, see oli ka Eesti ettevõtte video, töötas ettevõte tegeles majade tootmisega ja see video oli mõeldud ainult ühele inimesele Norras, kes siis seda videot vaatas ja kes siis, see oli üks osa tema otsusest, kas ta siis võtab selle tootja või mitte, ehk siis rohkem inimesi seda ei pidanudki vaatama ja ei läinud ka. Aga need on pigem sellised erandid olukorrad. Mu väide ikka peab paika, selles mõttes su sihtgrupp võib olla üks inimene, aga kui sa selleni ei jõua, siis on ka see maha visatada. See kindlasti, et tegelikult ütleme, seda platvormi, et ma räägingi, et võib-olla olulisem on tegelikult alustada sellest, et millisele platvormile mida ta soovime teha ja alles siis hakata mõtlema, et kuidas me selle kaamera käima paneme ja milliseid üldse, mida me selles videos tahame näidata. Et minu jaoks on videoturunduses ainult üks reegel, ma kunagi Best Marketing tegi siin 3-päevase koolituse, osalesin 3 päeva sellel. Suurem osa oli sellest loomulikult see, mida ma juba teadsin, aga eks see koolituste asi ongi see, et sa tegelikult kinnistad neid teadmisi. Hiljuti siin ka astusin turunduslaborisse ja väga palju enda jaoks uut ei leidnud, aga pigem oli see, et ma sain tuletasin meelde neid asju, mida ma juba teadsin. Ja ka selle 3-päevase koolituse lõpus ütles siis üks selline Suurbritannia koolitaja ühe lause, mida ma ise natukene täiendasin ja mis ma arvan, et kui sellest podcastist üldse midagi meelde jätta, siis see lause võibki see olla, et see, mida sa videoga näidata või soovid öelda, peab olema huvitav sellele, kellele sa tahad seda öelda. Ehk siis see lause on 3 osa, et üks on see, mida sina tahad näidata. Ehk siis sul ei ole mõtet näidata või teha videot, mis ei ole sinu teemas. Ehk sul mingid kassivideot, mingid muud videot ei ole sul mõtet teha, mis ei ole sellest sinu teemas. Siis teine on see, mida see koolitaja kõige rohkem rõhutab, see peab olema huvitav. Huvitav võib olla siis, kas ta on kasulik, kas ta on lõbus, kas ta on kuidagi hariv, eks ole, aga ta peab olema huvitav, sest kui huvitav ei ole, siis keegi viitsi seda vaadata. Ja 3. on see, et kellele sa tahad seda näidata, ehk siis sama sihtgrupp, kes võib olla see sama üks persoon või siis persoonad laiemalt, ehk siis kui ei ole mõtet teha sinu vajalikku sõnumit huvitaval viisil, aga näidata seda nendele, kes tegelikult ei ole sinu sihtgrupp, et samad asjad, mis internetiturunduses on tähtsad, on ka siis videoturundused tähtsad, et kui sa suudad need 3 asja ära teha, siis sa tõenäoliselt oled edukas. Okei, aga räägime natuke siis võib-olla nii baasasjadest nagu formaadid, eks ole, video võib-olla sul, võib-olla film, võib-olla animatsioon, võib-olla sisust pilte ekraani peal liigutada, eks ole. Aga ma läheks ikkagi tagasi selle mõtte juurde, et ma tegelikult alustaks ikkagi hoopis teiselt poolt, ehk siis hoopis teisest otsast. No et kui me ka selle sama lause juures tegelikult peaksime hakkama mõtlema sellest, et kellele me tahame näidata, me kõigepealt mõtleme, et mis on see sõnum, kas see on huvitav ja kelle me tahame näidata, siis me peaksime sellele lähenema teiselt poolt, ehk siis kelle me tahame näidata, mis tähendab, et me alustame sellest, et me mõtleme siis need platvormid ja siis me mõtleme, kuidas see on huvitav ja alles siis me mõtleme, kuidas on see meie sõnum mida me selles videos proovime nagu luua. Ja ma arvan, et platvormidest, mina olen isiklikult kõige suurem selline YouTube'i evangelist või fänn sellest platvormist, ma tean kõige rohkem, ma ise arvan, selles mõttes erinevat teistest platvormidest, mida ma siis olen ka kasutanud, aga ma võib-olla siin Priit sinu käest kohe küsingi, et mis asi on YouTube? No YouTube on 2 asja minu jaoks. Üks asi on videoladu ja teine asi on sotsmeediakanal. Et ütleme nii, et kui mina isiklikult jälgin seal mingeid kanaleid, siis ma aeg-ajalt isegi kommenteerin ja vaatan, mida teised inimesed kirjutavad, et see on nagu mingi selline sotsiaalne suhtlus. Aga teine pool on see, et kui mind see sotsiaalne osa ei huvita, siis ta on lihtsalt videoladu, et kuhu panna videot ja ma isegi ei jaga mitte seda videot seal YouTube'is, vaid ma embedin ta omal veebilehele ja jagan oma veebilehte, eks ole. Siin ongi, ma olen ise välja mõelnud selline
4+1 ehk siis ongi esimene on see, et on lihtsalt videoarhiiv, videoplatvorm, kus sa saad siis oma videosi ükskõik mis versioonis siis üles laadida, neid panna siis registriväliselt, privaatselt või siis jagada kindlale sihtgrupile erineval viisil, täpselt samamoodi veebilehe kaudu ja muul viisil. Teisalt on ta siis ka Wikipedia andmetel video sharing platvorm on võib-olla kõige parem väljend selle kohta, ehk siis see eesmärk on ikkagi see, et kui sa sinna video laed, siis sa tahad seda teistele jagada. Et ükskõik, kas sa teed seda avalikult või siis kindla lingi abil või mingil muul viisil, siis on see jagamine. Sotsiaalmeediavõrgustik on ta päris kindlasti ja sellel viisil need inimesed, või need ettevõtted inimesed, kes seda kõike kasutavad, seda ongi kõige edukamad. Ehk siis täpselt samamoodi nagu Facebookis sa pead kõigepealt looma sinna omale fännilehe, ehk siis omale konto, sellel on omad kujunduslikud elemendid, on täpselt samamoodi profiilipilt, on päisepilt, on andmed, info selle sama organisatsiooni ettevõtte kohta, on lingid teistele kanalitele ja videod on siis sarnaselt nagu Facebooki postitused, ehk siis kui sa oled YouTube'is omal kanali teinud, sinna video üles laadinud, siis sisuliselt oled sa teinud nendele, kujunduslikult oled teinud Facebooki lehe ja pannud sinna ühe postituse. Kui see postitus on, kui sa hindad selle ühe postituse puhul, et sa ei ole, inimesed ei vaadanud, inimesed ei klikkinud sellele ja rohkem postitusi ei tee, siis tõenäoliselt sul see nii-öelda sotsiaalmeedia ei toimi, aga kui sa teed sinna, kui sa võtad seda sotsiaalmeediana, kui sa oled laadinud üles video ja keegi seda kommenteerib, siis Facebookis sa tõenäoliselt ikkagi vastad talle. Et sama peaks tegema ka YouTube'is, olen muidugi kommentaari kvaliteedist ka, aga sama teed sa ju ka Facebookis, ehk siis sotsiaalmeedia võrgustik ja viimasel ajal eriti on rõhutatud, et tegemist on number 2 otsingumootoriga, mis siis tähendab tegelikult seda, et inimesed otsivad YouTube'ist väga palju. Natuke see otsinguformaat on võib-olla teine, et otsitakse rohkem, et kuidas teha ühte asja, kuidas teha lipsusõlme, kuidas kaevata, neid asju on väga palju, eks ole. Siin tuleb mängu ka see kasulik olemine, eks ole, et kui sa teed, turundajad teevad hästi palju igasuguseid tarku videosid ja kuidas panna Google Analyticsit millegi külge, eks ole, ma kirjutan YouTube'i või Google'isse ja YouTube'is on mul võib-olla valmis selle jaoks video, mille järgi seda kohe ära teha. Et täpselt, et see otsingumootori osa on väga, väga tähtis ja eriti mingites valdkondades, kus on võib-olla raske isegi Google'is etteotsa ennast oma valdkonnast trügida, aga sa saad olla seal hoopis teiste või hoopis video vahendusel tulla välja ka YouTube'i lingiga Google'i otsingus, nii et see on, selles mõttes on ka otsingumootor üks asi, aga minu jaoks, kui ma tahan selle nagu kõik kokku võtaks, siis ma vaatasin veel, kontrollisin igaks täna hommikul ka statistika üle, YouTube on maailmas number 2 üldse veebileht. Et Facebook siin erinevatel andmetel on üldse 7. Eks Eestis on, kui me võtame selle pildi järgi, eks ole, Eestis on 10 või ma ei tea, 100 ettevõtteid, kes tegelevad Facebookis erinevate turunduslahendustega, siis neid, kes tegeleksid YouTube'is on kindlasti ka, aga neid on oluliselt vähem, et eks siis tegelikult selle peale peaks kõige rohkem tänased erinevad turundajad mõtlema, et maailmas number 2 veebilehes platvormil väljas olla. Ja sa hästi mainisid ära tegelikult selle, et kui sa YouTube'is midagi laed, et siis sa tegelikult ei jaga seda linki, mitte YouTube'i linki, vaid sa paned selle omale veebilehele ülesse. Ja siin ongi see väikene, oma väike siuke konflikt, kus siis tegelikult ühelt poolt need inimesed, kes mina ka soovitan seda, et kui sa sinu eesmärk YouTube'i kasutamisel on see, et saada inimene YouTube'ist ära, aga YouTube'i eesmärk on jätta see inimene igal juhul YouTube'i. Ja seetõttu ei olegi võib-olla kõige mõistlikum alati saata inimesi YouTube'i videot vaatama YouTube'i lingi abil, vaid lisades oma veebilehele, kus sa saad ümberringi kõik ise ära kasutada oma bännereid, logosi, muid linke ja jutte, kui siis YouTube'i lingi abil, kus siis inimene järgmisena vaatab järgmist videot ja nii edasi. Kus juures ma vaatan, et ma ei märganud, millal see tuli, aga viimasel ajal on tekkinud nende videote akendele, mis on väljaspool YouTube'i. Siin on alla tekkinud selline väike kast, või isegi mitte väike kast, vaid päris pirakas kast, mis ütleb, et watch on YouTube. Et see tegelikult YouTube'i kõige suurem eesmärk on siin hoida YouTube'is, sest nad teenivad ju see tasuta platvorm peab ju kuskilt raha saama ja selles valguses on vaata mõned muud platvormid ka, ütleme näiteks ma ise kasutan mingite niisuguste videote jaoks, mida mis peavad olema ainult minu lehel, näiteks Vimeat, et
või noh, mingid muud jaa, ma arvan, et me jõuame veel mõned platvormid täna siin läbi käia, ma seal YouTube'i kohta veel omalt poolt panin paar mõtet, et tegelikult ma kontrollisin ka, et kui palju meil tegelikult siis, või kes on popimad ja kes üldse kasutavad. Eestis avastasin uue liidri, ehk siis keegi, kes on nime all Sky Beck, on 800 miljoni ja 3,57 miljoni tellija 800 miljoni vaatamisega Eestis konkurentsitult pikalt esimene, aga ma videote puhul ma ei saanud aru, et kas ta tegelikult on ka eestlane. Seal võib-olla on ka selline variant, et inimene on lihtsalt asukohariigil märkinud, aga ühes videos ma nägin, kus ta korvpalli viskas kõrgelt korstna otsast alla ja see natuke tundus mulle mingi Eesti korstna järgi, et võib-olla mõni ajakirjanik saab äkki siit infot, et üles otsida see tegelikult. Video ise oli ingliskeelne? Kõik see on jah, selline lifehackide videod on suhteliselt värske kanal, aga kui me arvestame, et Eestis ei ole mitte ühelgi teisel kanalil üle miljoni tellija, siis selline 3,5 milline esinumber on seal täiesti olemas. 3,5 on ikka väga päris korralik, et siin ei ole... Tavaliselt ikka inimestel võtab aastaid aega, et selline asi kokku kasvatada. Eestis pole veel ühelgi see jõudnud, et on siin neid, kes on mitmeid aastaid proovinud, aga rääkides siin teistest kanalites, kunagi käisin ka Eesti Rahvusringhäälingus sellest teemast rääkimas ja rääkisin ka Pealtnägija saates ühest Estoniannast, kes siis on teine, kes on tegelikult ka, kes on eestlane, räägib küll vene keeles oma videotes. Temast tehti ka üks lugu seal, aga samal ajal ma näen, et siin tegelikult telekanalitel on väga palju võimalusi ja Rahvusringhääling on seda ära ka kasutanud, nad on Eestis 11. kohal, neil vaatasin, oli 85 miljonit vaatamist seal ja nad on väga palju, nad on üle 10 500 video üles laadinud, nii et nendel on tõenäoliselt ikka oma inimene selle alal tööl ka natuke. Aga kindlasti annaks seal paremini teha, sest kui vaadates USA telesaateid, mida ma siin ka jälgin, näiteks John Oliveri ja paari teist, et kus seal neid tehnikaid ja kuidas seda rahvast kaasatakse laiemalt, et need võimalused on Eestis võib-olla mitte kõige paremini ära kasutatud, aga siit ma tahakski jõuda selleni, et kus sa arvad, et kus ma tean seda, et kus käisin kogu YouTube'i läbi ja hakkasin neid ma arvan küll, jah, hakkasid eile hommika vaatama. Et tegelikult on ka YouTube'i puhul siin omad tööriistad, et siin ma kuulasin ühte varasemat digiturunduse praktikumi, kus siin ka teised rääkisid, et tegelikult on olemas sellised tööriistad, millega saad veebilehti kontrollida, saad ju veebilehe kiiruseid kontrollida ja nii edasi, et ka YouTube'i puhul on omad tööriistad, üks on Social Blade, mis on nii veebileht kui väike plugin, kus sa saad kõiki kanaleid jälgida, paned selle kanali sisse, näed ära mitu videot, seal on üles laetud, milline on see statistika seal olnud viimasel ajal, palju on kanali tellijad ja nii edasi, hästi kiirelt annab hästi ülevaatliku info. Ma seda siin näiteks kontrollisin Eesti presidendi kantseleid ja Läti presidendi kantseleid, kes alustasid samal ajal, ühel on üles laetud 126 videot, teisel on 1200 vist juba tänaseks päevaks, et praegu siis proovige välja mõelda, kumb on, aga kui sa räägid, et ütleme, see SEO teema, ehk siis nagu otsingu teema on hästi oluline, et kas selle jaoks on ka mingit tööriistu ja vahendeid, et kuidas teha nii, et su YouTube'i video oleks võimalikult leitav? Jaa, et eks see sõltub seal päris mitmest asjast, üks asi, mida veel kontrollida on, üks teine tööriist on VidIQ või Video IQ, mida kasutada, mis näitab sulle ära, et kas sul sellel videol on pandud näiteks märksõnad. Märksõnad on asjad, mida tegelikult YouTube'i videotest ise ei näe. Sa võid vaadata videot, aga sa ei näe, mida Priit Kallas oma Google'i Analyticsi videos märksõnad panid. Ma vaatasin, sa panid ainult 3 tükki neid, on ju. Ja siis su oma kanalil ei ole mitte ühtegi märksõna, selle avastasin ka kiirelt üles, et sellised tööriistad, millega tegelikult on kõige parem kontrollida hoopis konkurente. Ma küsin korra, et kui ma nüüd tag'e panen või märksõnu, siis palju neid olema peaks? No eks seal ütleme nii, et ülemäära pole mõtet pingutada, ma arvan, et sellisest 10 täitsa piisab, aga seal tuleks jälgida seda näiteks, et kui sa tahad, et need related videod, et need järgmised videod oleksid samas, et ta pakuks sinu videosi, siis tasub kindlasti mingite märksõnadega olla väga püsiv, väga järjekindel. Loomulikult need videod peaksid olema ühest teemast. Betsafe teeb näiteks Kalev Kruusiga oma asju ja siis need videod, mis YouTube'is on, need on kõik viskab järgmisena, ma täna hommikul isegi vaatasin ühte klippi sealt, et need viskab kohe järgmisena palju kiiremini ette, et märksõnad on selles osas kasulikud. Aga kõige olulisem minu arust üldse, kui me YouTube'i teema siin lõpetuse poole läheme, et tegelikult paar asja. Esimene asi on see sama kanal, ehk siis Facebooki fännileht,
YouTube'i kanal, tee see korda, sul on Facebookis on see feed on sul ees, aga YouTube'is on võimalik see kanal paari klikiga ära organiseerida, sa tood playlistidega, esitlusloenditega eesti keeles, siis tood välja need videod, mida sa tahad esimesena näidata, sa saad tuua ühe video välja neile, kes ei ole kanali tellijad, teise video neile, kes on kanali tellijad, panna sinna lingid täpselt samamoodi teistele oma sotsiaalmeedia lingid ja siis loomulikult ka oma veebilehe lingi, sest tegelikult sul on eesmärk ju ikkagi saada see inimese YouTube'ist ära, et kui ta sinna satub, tellib kanali ja tuleks sulle veebilehe. Vaat seal on kirjeldus, eks ole, see, kus sa saad mingit lauseid ja asju lisada sinna või videole. Et ma olen tähele pannud, et enamus kirjutavad sinna mõned laused, eks, et ma ise mingite analüütiksi videote ja asjade puhul olen mõnekord ikka mingi paragraafide kaupa neid teksti pannud sinna, aga palju seal mõistlik oleks panna teksti? Sinna mahub minu teadaolevat 5000 tähemärki. Selles on minu arust ka selline üks reegel näiteks, et reegel on see, et sa pead 3 esimesele reale panema lingi, on ju, ja panema lingi sellisena, et see on link on nagu üleskutse. Mitte, et see on, vaatasin Nublu viimast laulu, on ju, siis on selle all on see kirjelduses on listen ja link. Vaid et, aga ma olen juba vaatan seda videot, ma kuulan seda laulu, ma loen neid laulu sõnu seal subtiitritest, eks, aga mida ma siit enam kuulan, eks, et peab olema see üleskutse veidi paremas versioonis. Loomulikult Nublus tuleb ikkagi tunnustust avaldada, et seal on tegelikult terve ports tegelasi, kõik on ära märgitud, kirjeldus on väga pikk, et siis kasutada seda kirjeldust ära sedasi, et on üleskutse, on mingi link, sa võid selle lingi teha trackitavaks, ehk siis lühendatult, et sa pärast näed, et mitu klikki ka sellel tehti ja siis ülejäänud osa kasutada sedasi, et paned sinna teisi linke, aga peaksid panema ka seda niimoodi loetavalt. No eesmärk on ikkagi veenda seda, kes vaatab tulema YouTube'ist ära, eks ole, enda juurde. Ja et ta ei läheks ka kuhugi mujale, näiteks Eestis on väga palju lauluvideosi üles pandud, kõikidel lauluvideotel mina soovitan panna laulusõnad. Miks peaks inimene minema kuhugi teisele veebilehel laulusõnu otsima, kui ta võiks seda samast selle video alt leida, et neid on ei ole mitte kõige rohkem kasutatud. Aga tähtsamaks, kui mul loomulikult kirjeldus on pealkiri. Ja pealkirjas sa ise ka kirjutasid, siin ma lugesin paar päeva tagasi, et need reeglid olid päris head. Pealkirjaga tasub teha tööd rohkem kui nagu 10 sekundit ja esimene see asi, mis pähe tuleb. Et võib-olla kirjutadagi siis sama mõte, et kirjutad 10 pealkirja välja ja siis valid nendest see, mis paremini tundub, eks. Et pealkirjaks ma vaatasin ka siin, et kui sa teed üleskutse väitlusturniiril osalema, eks, ja väitlusturniir, see on vene keeles, on ju, ja sa oled Eesti Vabariigi president, on ju, ja siis sul on pealkirjaks väitlusturniir, sulgudes russ, et siis see võib-olla ei ole päris see, et mis pealkiri võiks olla, et peame arvestama kõikide videote puhul, minu jaoks on see, et sa ikkagi mingid inimesed planeerisid, mingid inimesed filmisid, mingid inimesed monteerisid, on ju, ja siis mingi inimene paneb selle pealkirja, eks. Et sellega tasub kindlasti rohkem tööd ja vaeva näha, et ta oleks ühest küljest loetav ja klikitav, teisest küljest ta peab olema ka siis otsingumootoritele natukene kasulik. No pealkirjaga on 2 asja peamiselt, eks üks on see, et ta oleks märksõnadega lihtsalt leitav ja teine point on see, et ta peab olema ka veenev, et kui ma näen, ainuke asi, mida ma näen, on võib-olla see video logo ja see pealkiri, eks ole, et ma siis vajutaks selle peale, eks. Et nüüd jõuamegi selle logo juurde, eks siis selle thumbnail, eks see väike pilt, eks see pilt, mis meile kõige esimesena ette jõuab. Kui ma Balti Film- ja Meediakoolis olin, siis igal filmil on poster ja poster on kõige tähtsam turunduselement ja täpselt samamoodi on see väike pilt, on selle YouTube'i video puhul see ja teistes platvormidel ka, et see, kus sa saad valida, ka Facebooki video puhul sa saad valida ju selle pildi. Et sellega tuleks samamoodi tööd teha nagu kinopostriga. Mida rohkem sa olid näinud videoga vaeva, seda rohkem peaksid sa panustama ka sellele postrile või selle väikse pildile, kus on siis näiteks tekst ja mis ütleks hästi palju selle video kohta. Samal ajal ta peaks tooma välja su brändi ja olema ikkagi ka üleskutsuvat. Et ma väga soovitan sellele rohkem keskenduda. Kui sa ei näinud videoga vaeva, siis ära näe ka selle postriga vaeva loomulikult. Aga mida rohkem ühega tegelesid, seda rohkem peaksid sa selle teise teemaga ka tegelema. Ja siis vahepeal ma siin mainisin subtiitreid. Subtiitrid on jällegi üha olulisemad. Ma subtiitrite puhul soovitan kindlasti kõigil kasutada seda versiooni, et me lisame subtiitrid YouTube'i kaudu, mitte me ei kõrveta neid video peale, sest sellisel juhul saab YouTube aru ja sul on võimalik lisada subtiitrid mitmes erinevas keeles. Ehk siis sa saad
ma ei tea, miks see president mulle jalgu on jäänud, aga vabariigi aastapäeva kõne sa saad panna subtiitrid 3 erinevas keeles. Et see sellisel juhul on ka YouTube'is leitav. Ma ükskord tegin testi, ma panin sinna subtiitritesse mingi lause ja ma otsisin seda ja see tuli välja. Ehk siis ka YouTube'i subtiitritel on oma SEO mõte olemas. Otsisid YouTube'is või? Otsisin YouTube'ist ja otsisin ka Google'ist, aga ma mäletan, kas see Google'is nagu nii otseselt välja tuli. Okay. See oli veidi niisugune testlause ka. Ja loomulikult samamoodi nagu sa Facebookis teed mingisuguse postituse, siis sa tahad, et inimesed reageeriks sellele. Samamoodi YouTube'is sa tegelikult tahad, et inimesed selle kuidagi reageeriks, nad viskaksid laigi või kommenteeriksid või kasuksid siis seda kanalit tellima ja YouTube'is on väga hästi lihtne, siis paned sinna lõppu, paned subscribe link ja kutsud seda inimest üles ja vähemalt see klikk on oluliselt kasulikum kui tegelikult see video vaatamise klikk. Ennem rääkisime sellest, kuidas siis mitte levi saada, vaid kuidas inimesi kuidas YouTube'i kasutada, kuidas olla leitavam, aga kui sa seda kõike kasutad, siis sa tegelikult pead mõtlema sellele ka, et mis on see eesmärk. Ehk siis mis on sinu selle video eesmärk, need hästi paljudel on seatud eesmärk lihtsalt, et klikid, mitu vaatamist tuleb. Klikk YouTube'is on umbes sama oluline nagu klikk veebilehel, et keegi külastas, aga see, mida ta tegi, kui sul on e-pood ja keegi teeb sinna kliki, siis sellest nagu eriti kasu ei ole, täpselt samamoodi on YouTube'i videote puhul, et neid eesmärke võib olla väga mitu, et sul on see, et kas see inimene siis liigub sellest YouTube'ist välja, näiteks sama kirjelduse lingi kaudu tuleb sulle kodulehele, kui sa seda mõõdad, kui palju neid inimesi on, palju on nendest teinud mingisuguse ostu, kui sa YouTube'is ütled, kui sa videos, ükskõik mitte YouTube'is, ükskõik millises videos ütled näiteks mingi koodi, eks, mis on ainult selles kohas olemas. Hiljem kontrollib, kui palju inimesi tegi selle koodi järgi ostu, saad selle pealt välja kõik arvutada, eks ole. Ehk siis sa pead seadma eesmärgi ja siis sa pead nende eesmärgiga kuidagi nagu siis mõõtma. Ehk siis kogu aeg mõõtma. Timo Vorval vist on see mõõtmise mantra on tal kogu aeg ees, ta kogu aeg räägib sellest, mulle väga meeldib see. Ma arvan, et Timo Vorval, kui hommikul üles ärkab, siis ta esimese asjana mõõdab midagi. Aga ta kindlasti üks asi on see, mis sa mõõdad, on siis oma tegevustest, ehk siis oma ajakasutusest, kas sa ärkad üles, palju sul läheb e-mailide peal, palju sotsiaalmeediat kasutad, seda saad ennast hinnata, täpselt samamoodi on veebilehtede puhul, et palju sul inimesi külastab, palju teeb ostu, palju jätab siin pooleli, palju teises kohas. Et ka videote puhul tuleks seda mõõtmistatistikat ikkagi palju suuremalt ja tõsisemalt analüüsida nii riikide põhjal, nii vanusegruppide põhjal, aga loomulikult seda on parem teha siis, kui sul on need numbrid suuremad, et kui sul 100 vaatamise puhul sul eriti põhjust selle väga sisse süveneda ei ole. Eks on ikkagi niimoodi ka, et kui sa seda videot teed, see on ju tavalisest, ütleme, Facebooki postitusest palju keerulisem teha, eks ole. Ja kui see siis sulle midagi tagasi ei too, siis nagu veits maha visatada aega raha. Kõrvale, et väga paljud on ilmselt niimoodi ka käitunud, et on üks klipp või 2 klippi ja ei ole toonud tulemust. On ka selliseid, kes on teinud video valmis ja see video on saanud nähtavuse alles mingi aasta või paar hiljem. Ehk see on avastatud, see on leitud ja siis on tulnud alles see tähelepanu, et selliste, ma arvan, et meil on aeg ka minna teiste platvormide juurde, et aga YouTube'il on üks see eelis kindlasti, et sinu video võib leida üles keegi hiljem ja see võib tähelepanu saada ka oluliselt hiljem, aga kui sa mainid muid platvorme, siis kõige suurem sotsmeedia kanal on meil, eks ole, Facebook, seal kõrval on meil mingid Instagramid ja siis... ütleme, räägime ikkagi Facebookist ja kes tahab ilusaid numbreid, siis mine Facebooki otse Facebookis, sinu numbrid on 10 kordades suuremad kui see, kui sa paned YouTube'i, sest Facebook tahab videosisu näidata, ta surub seda vägisi peale. Facebookis on kindlasti soovitatav mõned teised, kas ruudukujuline formaat, et sa saaksid natuke suurema pinna, aga samal ajal näiteks, kui sa teed otseülekannet, siis tihti otseülekanded ikkagi täpselt samas formaadis mõlemal kanalil. Paljud kasutavad seda, et kui on üks otseülekanne, siis ei ole seda keeruline panna 2 kohta korraga Facebooki, aga seda neid numbreid hinnates, siis tasub ikkagi julgelt seal enda jaoks mõned ikkagi niimoodi maha tõmmata, et kui inimene ikkagi scrollib korra, vaatab, läheb edasi, siis see ei ole päris see, kui inimene YouTube'is sellele videole klikib, et need numbrid on seal, ma olen ise ka kasutanud ja ma olen numbrid on suuremad, aga iga see üks number on vähem nagu väärt. Vähem väärt, kindlasti vähem väärt. Aga teine asi on see jällegi, et kui YouTube'i video me rääkisime siin, et võib aastate pärast üles leida, siis Facebooki videot keegi aastate pärast sul nagu... see on ilmselt
nädala pärast kadunud ja see päeva-paari pärast on juba läinud, et tegelikult YouTube'i puhul inimesed, kes sinna kanalisse satuvad, see tõenäoliselt ei postita sama tihti kui ka Facebookis, nii et see kaob. Aga on veel terve ports platvorme, nagu sa siin mainisid, eks ole, siin on ka ju Vimeo tegelikult, Vimeo on minu jaoks, Vimeo on väga palju eeliseid, aga Vimeo tasuta versioonil ei ole. Ehk siis teiste platvormide puhul me peame rääkima sellest, et sa pead midagi maksma. Vimeo, Vistia ja nii edasi, on ju, et sa mingisuguse summa pead seal välja käima ja siis sa saad midagi paremat. Tavaliselt see, mis sa paremat saad, on siis see playeri kvaliteet. Ehk siis sa saad ise oma asja seal paremini näidata. Sul ei tule neid YouTube'i, neid teisi related videosi peale seal. Ja Vimeo ei ürita siin, kui ta on minu lehel, siis ta ei ürita ennast Vimeosse meelitada, eks täpselt, eks. Aga selle eest sa pead maksma, et ma vaatasin Vimeo puhul on neid pakette, tasulisi pakette on seal $6–40 kuus, siis on meil loomulikult seda erilahendusi ka, aga need on need põhipaketid. Aga nendel, ma mäletan, ma ise kunagi kasutasin siis see 5 gigabaidine piirang nädalas, see võib lennata ka sisse, et sa ise maksad, eks, ja siis tuleb see piirang peale. Ja siis, no siin ma võin näite tuua, et kuna ma praktiliselt iga nädal laen üles mingite koolituste järelvaatamise, eks ole, ja need on Zoomi videod, mis on kvaliteet, on mis ta on, aga nad väiksed suhteliselt. Siis on okei. Ja ma laen sinna, ütleme 1–3–4 giga Vimeosse värki, mul ongi see pakett, mis maksab €10, kui kuus maksta ja kui aastaga maksad, siis on €72, eks ole. Ja ütleme nii, et mul on need videod, eks ole, 5 tundi pikad, eks ole, aga kui mul oleks mingid lühemad videod, siis ma usun, et iga inimese vajaduse katab ära, niisuguse, kes harjutab, et kui sa oled mingi megaproducer juba, see on teine asi, eks ole. Ei, loomulikult, ma arvan, et igal videoplatvormil on omad eelised, eks, on ka kindlasti Vistial, ma küll vaatasin, et kui sa seal €100 kuus maksab või $100 sisuliselt kuus maksad, ja see ikkagi sätitab sulle 250 tellija piirangu, et mis seal omad eelised on, aga ma kindlasti ei taha maha teha asja, mida ma ise ei ole kasutanud, et Vimeot ma olen kasutanud, Vimeos on üks eelis on veel sellest, et sa müüa neid seal. Ja müügist rääkides siis ju tegelikult ka see OnlyFans, millest ma pole siiamaani aru saanud, on ka ju võimalus koht, kus inimesed müüvad oma sisu, sealhulgas ka videosisu, aga videote müük tõi seal teise mõtte juurde, mis ma olen ise ka tegelenud, ma olen teinud koolitustest videosi ehk siis filminud üles. Ma arvan, kõige põnevam oli Lana vallale make-up koolituse. Eks. Vene keeles 6 tundi. Montaaživennad läksid hulluks pärast, eks, ja inglise keeles tegime ka, aga saime sellise päris korraliku nagu materjali kokku, et sellisel juhul on see video see lõpp-produkt, on ju. See on see asi, mida sa müüd, see on see toode, eks. Et see video ei ole alati ainult see üks osa sellest tunnelist erinevate kanalite kuulus, mis viib mingisuguse asja ostuni, vaid ta võib olla ka see lõpp-produkt. Kui palju sellise asja tegemisele aega? Ma ei taha mäletada enam seda tegelikult, ma õppisin ise vene keelt, aga ütleme, väga spetsiifiline keel oli, et eriti kui sul on niisugune valdkond, aga tulemusega me jäime rahule, sisukas asi tuli valmis, eks. Ja väga hea ja tuntud tegija tegi ka seda, nii et aga minu jaoks oli täiesti mingist nagu kosmosest. Mul enda esimene kogemus videokoolituse tegemisega oli see, et ma tegin siis nii-öelda häälkaadri tagant slaidid ja seal siis taga mina räägin mingit SEO juttu ja see on siis SEO kursus, see oli 4 tundi pikk ja see oli nii tohutu aeg. Ma muidugi tegin seda ise, lihtsalt ma tahtsin harjutada, kuidas see käib. Aga see oli nii kosmiline aeg, mis sinna läks, et täitsa inimesed seda tegelikult on päris keeruline tagantjärgi hinnata ka, eks ole, et vaatad, et siin tuli sul mingi 15 minutit. Ei, mul väga keeruline ei olnud hinnata, mul on Doglis kirjas, et natuke üle need 100 tunnid olid seal kõik kirjas. Natuke üle 100 tunnid oli kokku. Aga võib-olla siit ongi aeg, et kuidas seda kaamera kätte võtta ja kuidas seda üldse nagu video tegemise juurde jõuda, et mis on need osad sellest video tegemisest, et hästi suures plaanis minu jaoks on video tegemisel on 3 osa. Üks on planeerimine, teine on filmimine ja 3. on monteerimine. Jällegi ütleme need otseülekanded asjad ja siis animatsiooni tegemine ja siis, kui sa liikuvatest piltidest mingi klipi kokku paned ja ütled, see on video, et siis need ei käi selle alla, aga sellised 3 lihtsalt osa. Ja need osad, kui ajaliselt võtta, siis mida rohkem, kui ta paremini sa planeerid asja,
seda vähem on sul tegelikult teiste asjadega tegemist. Ja planeerimine on see, mis on suures plaanis sinu enda aeg ja sellel sa võib-olla saad nagu paremat hinnet anda. Kui sul filmimine läheb pikemaks, siis montaaž läheb seal 2, 3, 4, 5 korda pikemaks, et sellega tuleb arvestada, et kui sa tahad lihtsalt, et paneme nüüd kaamera käima, hakkame nüüd midagi tegema, et siis väga mitmetel juhtudel võib see olla selline asi, et sul tegelikult see kogu projekt läheb väga-väga pikaks ja kulukaks ka selle pärast, et mul on tunne, et aga see, kuidas seda ette valmistad, et see on niisugune väga erinev, oleneb video sisust ka, eks ole, et kui on lihtsalt... No too mõni näide, mis sul on endal? No räägime näiteks, et kui on, mul oleks niisugune näide, et üks, tahtsime teha, küsiti, tegelikult tuli üks päring, et baarmanid näitavad, kuidas jooke teha, eks. Ja siis ma ütlesin, et me võime seda teha, aga kirjutage see välja, see tekst, mida see baarman räägib. Ja siis ma ei teagi, nüüd ongi kuskile pooleli jäänud, et tegelikult tuleb see tekst enne ära kirjutada, enne seda, kui me läheme selle baarmeni juurde, kes siis hakkab mõtlema, et võiks, võtan siit selle ja 2 osa seda ja seda teist, on ju. Sest koheselt, kui see tekst on olemas, koheselt on asi kiirem. Koheselt on ka montaaž kiirem ja teinekord, eriti kui siin mõnda head vahendit kasutada, siis saabki 10 korda kiiremini kogu selle projekti ära tehtud, et ajaliselt, kui oleks hea, kui oleks kolmandik, mis ma täna olen näinud, on see, et ongi see 33, on ju, ja siis on see 1%, mis kasutatakse selleks, et ma panen selle pealkirja ja panen selle kuskil üles, et võib-olla kõige parem versioon on selline, et 25, ja selle planeerid, filmid, monteerid ja see viimane 25% tegelikult kogu sellest ajast, mis sellele kulus, sa tegelikult mõtledki seda, et mis on need pealkirjad, millised on need posterid ja millised subtiitrid ja tekstid ja muud asjad. Ja ka levi pärast, et kui sa nüüd avalikuks teed, et kus sa paned meililisti ja kellele saadad, kuhu saadad, eks ole, kuidas inimesed reageerivad sellele, et see osa tegelikult seda osa tuleks lihtsalt suurendada. Nii, aga kui sa videot teed, ma olen näinud, et YouTube'is näiteks on videod 10 minutit pikad, see tuli kunagi mingist reklaamiteemadest neil, eks. Oli 15. Ja isegi, jah. Aga siis ütleme nii, et ma olen päris veendunud selles, et kui sa just mingi Steven Spielberg ei ole, et siis sa, kui sa teed selle video, siis inimesed jäävad 3 minutiga magama, et kui pikk nagu video peaks olema. No täpselt, et kui pikk peaks olema podcast, eks, et võib-olla oleks meid ka pidanud juba siin ammu kinni panema, et see oleneb kõik sellest sisust, et kui on konverentsi video, siis ta ongi pikem, kui on mingi hea ettekanne, siis ta ongi pikem, eks loomulikult siin on omad soovitused, et kuula seda sellisel juhul, eks ole, 1,5-kordse kiirusega, saad kiiremini info kätte, aga on võimalik ka lõikuda, lühemaks teha ja see kõik loeb sellest videosisust, et mida, aga meil on see tähelepanu on tegelikult väga piiratud, eks. Et mida lühemaks saad teha, mida rohkem asju sa saad sealt välja võtta, kas sa pead selles video algus näitama 3 sekundit enda logo, eks? Võt seda kindlasti ei pea tegema. Ei pea. Kohe alustame, me hakkame sellest rääkima. Me hakkame sellest rääkima ja kui sa 3 sekundiga pole sellisel viisil tähelepanu saanud, et inimene, kes seda ilma helita kuulab, siis et tema saaks ka aru. Et sellisel viisil tuleb see tähelepanu kohe saada ja siis seda tähelepanu tuleb üleval hoida. Tuleks hoida üleval lõpuni. Mõnede klippide puhul ma reaalselt ootan lõppu. Sama John Oliveri, kui ma seda jälgin, siis alati tal iga selle saate lõpus tuleb mingisugune kiiks. Ja sa kardad, et see varsti tuleb lõpp, et nüüd ma ei saagi rohkem seda head asja edasi vaadata. 20 minutit pikk saade ja ma alati vaatan selle lõpuni ära, et see samas lõpus võibki YouTube'i puhul kasutada seda, et liitusin kanaliga, aga sa võid seda samas Facebookis ka teha, et koputad siia ekraani peale või sellele kaamera peale ja ütled, et jäta siia kommentaar ja sa võid koheselt näha, et kogu see kaasamine on oluliselt suurem. Pikkuse kohta võib-olla üks asi, mis mul jäi meelde kunagi, Jerry Seinfeld või on siiamaani USA koomik, eks. Ja tema ütles, et ei ole olemas liiga pikka sisu, on olemas igav sisu. Ehk siis, et ta tundub meile pikk siis, kui ta on igav. Aga kui ta on huvitav ja hoiab meid nagu konksu otsas, siis me vaatame nii kaua, kui see on huvitav on. Hiljuti siin inimesed vist olid 12 tundi olid siin ekraanide, kuulasid erinevaid turundusjutte, et paljud võib-olla olid seal hommikust õhtuni, et järelikult oli huvitav, et 12 tundi järelikult ei ole ka väga pikk. Aga kuidas siis edasi minna siis, et jah, et sul see plaan on olemas, et võib-olla siis mis need tehnikad oleks või mis sellest
sellest poolest ka äkki me veel siin mõned minuti jõuame rääkida, mis sul, aga mis sa ise teeksid? no ütleme nii, et siin ma alguse poole korra küsisin seda teemat, aga et see on ju, tegelikult meil on animatsioon ja film on nagu kõige suuremad erisused vast, ja siis teisel pool on siis veel ka tõesti see, et sa saadki teha nii-öelda slideshow laadset asja, et tegelikult mul on slideshow ei tähenda seda, et me nüüd näitame pilti või fotot, eks ole, aga sa võid kasutada ka ju stock video mingit tükke sinna, eks ole, ja ma olen näinud väga palju huvitavat materjali on loodud niimoodi, et see inimene räägib midagi ja illustreerib seda siis kas piltidega, mis liiguvad või siis mingite stock-videotega, et kokkuvõttes tundub see küllaltki originaalne, aga tegelikult võib-olla iga visuaalne tükk seal videos on võib-olla kuskil mingist baasist võetud, eks ole. Jaa, ega siin video tegemine ei olegi enam päris see, et sa pead nagu kaamera käima panema. Et on lahendusi, kus sul tegelikult sa veebis paned erinevatest asjadest kokku, võib-olla paned sinna oma hääle lihtsalt peale, loed teksti ja siis lisad erinevaid pilte ja liikuvaid pilte, mida müüakse täiesti vabalt, sa võid osta ka Eestist drooni pilte ja igasuguseid muid liikuvaid pilte ja sellest kokku teha, mis tähendab seda, sul reaalselt ei olegi siis nii-öelda kaamerat vaja käima panna, et neid lahendusi on väga palju, aga siin tulekski võib-olla alustada sellest, et mis on siis see, mis sa öelda tahad, et kõigepealt paned selle mõtte enda jaoks kirja ja siis sa võib-olla saadki aru, et kas ma pean nüüd hakkama filmima. Võib-olla ei pea ja aga no seda ma võin küll oma kogemusest öelda, kui ma oma koolitusvideosi või kursuseid olen teinud, et ma kirjutasin nagu skripti ette, või mitte skripti päris niimoodi, ma isegi muutsin teda pärast, eks ole, aga mul oli ikkagi nagu täiesti ees ja see andis mulle arusaamise, kui pikk ta on, missuguseid pilte mul sinna vaja, missugust graafikat, kuna ma rääkisin SEO-st näiteks, eks ole, siis siin ma peaksin tegema selle tööriista nagu nii-öelda walkthrough, et see ongi nagu screencast, et ma filmin seda, mis mu ekraanil toimub, ise räägin kõrvale, eks ole. Ja see tegi selle palju soravamaks ja mugavamaks, et see eeltöö on absoluutselt nagu ülivajalik. No see on number 1, et kui sa tegelikult ongi, et kui sa kirjutad selle välja, kirjutad selle, ühest küljest selle teksti, mis räägitakse, aga teisest küljest selle, mis sa seal arvad, et võiks näidata, siis selle pealt tekib ka need ideed, et siin ma võiksin tuua siukse asja või ma võiksin siia lisada mingi siukse kaadri ja kogu seda asja tehes tegelikult, kui sa paned kohe kaamera käima, siis on teinekord on juba hilja, eks. No ma võin lihtsalt nagu kuulajatele arusaamiseks tuua välja selle, et kui me räägime näiteks 10-minutisest videost, siis 10-minutise video, ütleme, tekstimaht on kuskil, me räägime 100 sõna minutis, eks ole, koos pauside ja värkidega, see tähendab seda, see on 1000 sõna. Ja 1000 sõna on selline, nagu meil siin praegu on ekraani, laua peal on, Reigo tegi meil skripti ette, eks ole, ja mul on 3 lehekülge A4, mis on suht suure fondiga, eks ole, ja need 3 lehekülge A4 täitsid meil praeguseks hetkeks on täitnud mingi 40 midagi minutit, eks ole, ja et see ei ole üldse palju seda vaja, ja sa ei pea igat viimast kui detaili nagu igat sõna ei pea kirja panema. Täpselt, et sa oled improvisatsiooni teed ka natuke, aga sul on see põhituum ees, et sa ei jää nagu jokutama ja venitama selles. Jaa, ma ühe väikse vidina ütleks ka kõikidele, mida ma siin hiljuti kuskil kasutasin, ma olen mitu korda kasutanud tegelikult, mis olukorras, kus inimene läheb kaamera ette, ikka nagu siis läheb suu lukku, et mul on endal ka niisugust asju juhtunud, et on väga raske on aru saada, mis ma nüüd pidin ütlema ja sellest tuleb hästi palju musta materjali ja teinekord isegi, kui sa oled ikkagi rääkinud 3 minutit ära ja siis läheb seesama pikk lause läheb sul lõpus tuksi, pead uuesti alustama seda, et siis on niisugune asi nagu teleprompter, mida väga palju kasutatakse, mina väga soovitan, ma käisin ühe kõrge Eesti riigiametniku tegime temaga tervituse. Me läksime külla, loe siit, luges kaamerasse, punkt, kirjas läbi. Kogu produktsioon, kogu asi oli nii lihtne ja mõnusalt sorav ja kõik toimis, et kui me ühe korra tegime ühele teisele inimesele, siis meil läks see sama, kuskil oligi 3 minutit, meil läks sellega vist 3 tundi. Ja see nüüd läks segi ja nii edasi. Et tulles tagasi jälle oma kogemuse pihta, siis kui ma selle skripti ette kirjutasin ja minu nägu ei olnud näha, siis ma sisust lugesin ainult audio sisse ja seda oli lihtsalt lihtne lugeda, mul polnud isegi teleprompterit vaja, ma lugesin lihtsalt Wordi dokist selle maha, eks ole, ja pärast panin pildi peale. Aga mingi
tööriistad veel, ütleme, video tegemiseks. Üks asi, räägime natukene, meil siin lõppu on jäänud võib-olla, kas me filmime, võtame taskust telefoni või on meil tööriistaks vaja mingit jube vinget kaamerat, et kuidas sellega on? No ma arvan, et jah, et siin paljud on öelnud, et kõige parem kaamera on see, mis sul taskus on, et oleneb olukorrast, et mõnikord sa võid saada täpselt sellega nagu väga hea asja ja ma arvan, et kogu videomaailm on liikunud selles suunas, et tänasel päeval ongi see väga hea kaamera ongi sul taskus. Aga loomulikult, kui sa ikkagi midagi planeerid juba ette, siis see võib-olla ei ole nagu telefon päris see asi, et siis võiks juba olla kaamera ja kaamerate puhul ka siin tegelikult saab rentida, mina juba siin GoPro'si soovitan juba rentida, sest need nii tihti uuenevad, ma ise ka avastasin paar aastat, olen alati uusi versioone ostnud, et jälle on uus versioon ja jälle pole paar kuud kasutanud seda, et kui sul on vaja nädalavahetuseks rendi, see ei ole väga kallis, eks, aga kui sul on vaja juba suuremat tehnikat, siis juba tasub tegelikult tegeleda nende inimeste, kes juba on seda tehnikat kasutanud, et sul ei ole mõtet endale mingisugust erilist kaamerat võtta, kui sa ise seda käivitada ei oska. No üks asi, minu võib-olla vahel tahaks öelda, on, et üks asi on pilt, aga teine asi, mis mind hullult marru ajab, on see, kui on heli on kehv. Sest ma pildiga ma isegi kannatan ära, kui ta on natuke shaky või väike resolutsioon, aga kui mul on halb kuulata, siis see on nagu väga... Ja seda kõik inimesed täna on aru saanud alates sellest, et tegelikult sul see Zoomi koosolekul on vahet ei ole, kes seal pildis, kui kaugel ta kaamerast on, aga kui ta ikkagi ei ole kuulata ja kui keegi karjub tagant või midagi muud on segavat või tema mikrofon ei tööta või keegi hakkab seal vahepeale tulema, siis see näitab ka tegelikult, et heli on tähtsam kui pilt kogu sellel teemal. Okei, aga mõned sõnad veel lõpetuseks, et on mingid asju, mis vajavad kindlasti teadmist, et teha paremini asju, mõned nipid, nõksud, et siis hakkame vaikselt kokku tõmbama. Jaa, no ma ütleme, et tegelikult need, kes tahavad ise midagi võib-olla monteerida, eks ole, sul on filmitud, sa tahad midagi lihtsalt monteerida, võtta siit ära, võtta sealt ära, panna midagi kokku, teha natuke kiiremaks, panna paar kaadrit peale, et ma ikkagi soovitan, on nagu videomontaaži puhul on 3 kategooriat, on tasutav asjad, on keskklassi asjad, mis on sellised, ütleme 50 pluss eurot, ja siis on kõrgema kategooria seal Final Cutid ja Adobe lahendused, et kui sa ikkagi natuke tahad mingit paremat asja teha, siis võta hinda oma aega, ehk siis mina näiteks kasutan ühte Cyberlinki või mina ei ole tegelikult montaaži Need lingid me saame panna pärast saatele lõppu, aga see on 4 eurot kuus, kui kallis asi see on, või ma siis kasutan siis seda Movie Makerit, eks ole, millel neid võimalusi on umbes 10 korda vähem, mis on tasuta, eks. Et see 4 eurot võrdlen ma ei tea, kas tunni hindega või millegi muuga, et siis see kindlasti on seda väärt. Aga võib-olla siis sellises kokkuvõttes kõiki, kes tellivad veebilehe, eks ma soovitan, et sa ikkagi õpid natuke ise ka, et sa tead, mida sa sellelt veebilehelt tahad, sa tead, kuidas see asi enam-vähem, sa ei pea õppima seda koodi, kuidas kirjutada seda veebilehte, vaid sa tead, et umbes, et siin võiks olla see asi, siis uudised ja need asjad võiksid olla umbes, et sa on mingisugune pilt on ees, sa oled natukene seda ala õppinud ja siis, kui sa tellid selle teenuse, et keegi sulle veebilehe teeb, et siis sa tead juba, mida sellest asjast oodata. Ma arvan, et videote puhul tasub ka inimestel ise natukene proovida teha, ei pea lõpuni kõike filmi, aga siis sa ka sellest kogu sellest maailmast saab palju parem pildi ette ja kui sa kellegi käest teenust tellid, siis sa tead, kui palju ka neil aega selleks läheb. Okei, aga sellega täna lõpetame. Aitäh kuulamas saadet Digiturunduse praktikum, kus täna oli külas videoturunduse ajaveebimees Reigo Kimmel ja tema muud infot saate videoturunduse eest vaadata. Saade on järelkuulatav bestmarketing.ee veebis ja Äripäeva raadiokeskkonnas raadio.äripäev.ee. Mina olen Priit Kallas ning kuulake meid jälle 4 nädala pärast ja turundusuudiseid lugege bestmarketing.ee-st. Kuulmiseni!